Eesti-Vene tsaaririigi koosseisus 18. ja 19. sajandil. 17. sajandi lõpus hakkas Venemaa jõudsalt tugevnema. Pärast pikki sisekriise ja reforme kasvas Venemaa sõjaline ja poliitiline võim märkimisväärselt. See lõi aluse uuteks vallutusplaanideks ja geopoliitilisteks ambitsioonideks. Tsaar Peeter I oli ambitsioonikas valitseja, kes unistas suurest ja võimsast Venemaast. Tema peamine eesmärk oli laiendada Venemaa territooriumi ja viia riik Euroopa suurriikide hulka, moderniseerides ühiskonda ja sõjaväge läänelike eeskujude järgi. Venemaa vajas geograafilist väljapääsu Läänemerele. Läänemere kontroll tähendas kaubanduslikku ja sõjalist ülekaalu kogu Põhja-Euroopas. Ilma selleta jäi Venemaa Euroopa kaubandusvõrgustikust kõrvale ning tema areng oli pärsitud. Aastatel 1700–1721 toimus Põhjasõda, mis oli üks suurimaid sõjalisi konflikte Põhja-Euroopa ajaloos. See kestis üle 2 aastakümne ja muutis piirkonna poliitilist kaardistust põhjalikult. Rootsi ja Venemaa võitlesid ülemvõimu eest Läänemere ääres. Peamised vastased olid Rootsi kuningriik ja Venemaa tsaaririik. Sõtta olid kaasatud ka teised Põhja-Euroopa riigid, nagu Taani, Poola ja Saksimaa. Põhjasõja lõppes 1721. aastal Uusikaupunki rahulepingu allkirjastamisega. Rootsi oli sunnitud loovutama Eesti ja Liivimaa Venemaale, mis muutis piirkonna poliitilist tulevikku pöördumatult. Peeter I otsustas rajada uue pealinna Euroopa lähedale. Vana pealinn Moskva tundus Peetri silmis liiga kaugel Euroopast. Ta soovis luua kaasaegse euroopaliku linna, mis sümboliseeriks Venemaa uut suunda ja avatust läänele. Uus linn rajati Neeva jõe suudmesse. Neeva jõe äärne asukoht oli strateegiliselt suurepärane, linn sai ligipääsu merele ning asus Euroopa ja Venemaa vahel. Ehitustingimused olid aga soise pinnase tõttu äärmiselt rasked. Peterburi ehitamine algas 1703. aastal. Linna ehitamiseks kasutati tuhandeid sunnitöölisi, kellest paljud hukkusid rasketes tingimustes. Hoolimata sellest valmis linn üllatavalt kiiresti. Uus linn sai nimeks Peterburi, Peetri linn. Nimi Peterburi pärineb hollandi keelest ja tähendab Peetri linna. See peegeldas Peeter I läänelikku orientatsiooni ja soovi Venemaad Euroopaga siduda. Peterburist sai Venemaa uus haldus- ja kultuurikeskus. Riigi tähtsaimad ametiasutused ja tsaari jõukond kolisid Moskvast Peterburi. Linnast kujunes kiiresti Venemaa poliitiline, majanduslik ja kultuuriline süda. Peterburi kasvas üheks Euroopa suurimaks ja ilusamaks linnaks. Sajandi jooksul ehitati Peterburisse uhkeid paleesid, kirikuid ja avenüüsid. Linn muutus arhitektuuriliseks pärliks, mis võistles Pariisi ja Viiniga. Peterburi lähedus tõi Eestile majanduslikku ja kultuurilist kasu. Eesti sadamalinnad, eriti Tallinn ja Narva, said oluliseks kaubandussillaks Peterburi ja Lääne-Euroopa vahel. See elavdas kohalikku majandust ja kultuuri. Eestis kujunes välja terav sotsiaalne lõhe aadli ja talurahva vahel. Ühiskonnas valitsesid 2 täiesti erinevat maailma. Privilegeeritud baltisaksa aadel ja õigusteta Eesti talurahvas. Nende vahel oli ületamatu sotsiaalne kuristik. Eestis ja Lätis elas mõjukas saksa keelt kõnelev aadelkond, baltisakslased. Baltisakslased olid siia asunud juba keskaegsetest ristisõdadest saati. Nad moodustasid väikese, kuid äärmiselt mõjuka ühiskonnakihi. Baltisakslased olid rikkad ja võimsad aristokraadid. Nende käes olid suured mõisad, maa ja kapital. Nad kontrollisid kohalikku majandust ning omasid tugevat poliitilist mõju, olles piirkonna tegelikud valitsejad. Baltisakslased toetasid tsaari Põhjasõjas ja said selle eest ulatuslikud privileegid. Vastutasuks sõjalise ja poliitilise toetuse eest kinnitas Peeter I baltisakslaste vanad õigused ning andis neile uusi eesõigusi. See oli strateegiline kokkulepe mõlemale poolele. Baltisakslastel oli õigus kasutada saksa keelt, korraldada oma kirikuelu ja säilitada vanad seadused. Need privileegid tagasid baltisakslastele laiaulatusliku autonoomia Vene tsaaririigi koosseisus. Nad said sisuliselt ise oma piirkonda valitseda. Paljud tähtsad ametikohad Eestis ja Lätis olid baltisakslaste käes.
Kohalik haldus, kohus ja kirik, kõik olid baltisakslaste kontrolli all. Eestlastel ja lätlastel puudus ligipääs võimupositsioonidele. Eestlaste ja lätlaste elu läks pärast Põhjasõda halvemaks. Kui baltisakslaste privileegid kasvasid, siis talurahva õigused vähenesid veelgi. Pärisorjus muutus rangemaks ja talupojad olid täielikult aadlivõimu all. Talupojad olid ilma igasuguste õigusteta, neid võidi osta ja müüa. Pärisorjad olid seotud mõisaga ja mõisniku tahtega. Aadlikud võisid neid müüa, osta, karistada ja neile tööd määrata omavoliliselt. Talupojad pidid aadlikele tegema rasket ja tasuta tööd. Peamine koorem oli teorius, talupojad pidid mõisnikupõldudel töötama mitu päeva nädalas. Lisaks tuli maksta mitmesuguseid makse ja anda looduslikke andameid. Mõned julgemad talupojad proovisid ebaõigluse vastu protestida. Üksikud vaprad talupojad kirjutasid kaebusi kohalikele võimudele ja mõnikord isegi otse tsaarile. See nõudis suurt julgust, sest karistused olid karmid. Tsaar toetas baltisakslasi, talupoegade kaebused jäid enamasti rahuldamata. Venemaa vajas baltisakslaste lojaalsust ja koostööd, mistõttu tsaar ei soovinud nende privileege piirata. Talurahvas jäi oma raskesse olukorda veel aastateks. Põhjasõda kujundas Eesti ühiskonna struktuuri sajandiks ette. Põhjasõja tagajärjel tekkis ühiskond, kus väike baltisaksa eliit valitses suurt Eesti ja Läti talurahvast. See sotsiaalne kord püsis muutumatuna kuni 19. sajandi reformideni.